plans ehk plaanid. Oleme siis jõudnud uude sektsiooni ja puudutame siis seda, kuidas plaanid töötavad. Ehk siis esiteks te avate selle siin kausta või osa siin, kus on pühapäeva teenistused ja siis siin on näha kõik nii-öelda pühapäevad, mis on tulemas teenistused siis kuupäevadega ja siis siit isegi näeb, kes seda viimati on uuendanud. Siin on näha, et Taneli Rand on seda uuendanud ja üldiselt kõik teised praegu mina, sest et Taneli on siis 24 on ülistusjuht. Aga siis kõiki kordasid, kus olete ennast lubanud, on näha siin rohelisega, et see kord ma olen olemas, nii et siis võid klikata peale, vaadata, mis laulud on. Siin on näha, et üks on kollane, see tähendab, et ma ei ole aktsepteerinud veel, et kas ma tulen või ei tule. Ja siin saad selle lahti teha ja saad selle tegelikult ka ära kinnitada või siis tagasi lükata. Aga lähme praegu siit korraks tagasi. Avame kausta siis, kus tegelikult ka midagi toimus, oli siis täna, järgmiseks pühapäevaks veel laule siin kirjas pole, nii et vaatame praegu pühapäev, kus laulud on kirjas. Ehk siis võib-olla ma ei ole kindel, kumb teil esimene avaneb, kas Teams või siis laulude järjekord. Praegu alustame siit laulude järjekorrast, et siin ongi, et näebki, mis järjekord on, mis helistikud on, selline kiire ülevaatlik ja siis siit tegelikult vasakult poolt ka näeb infot, et kes tiimis on, et siin on lihtsalt nii-öelda kaks erinevat vaadet, kus tiim saab ka siis selliselt vaadata, mis on võib-olla natuke mugavam ja selgem. Et bändis on akustiline gitarr, Hans, Kajon, Helmet, klaver, Felor, siin oli ka bass, tegelikult Christopher, siis tiimijuht Hans ja nii edasi on ju. Ja et siit kõike seda näeb ja siis siit vasakult poolt on veel näha ka siis proovi aega, ehk siis ülistusjuhtidele ka, et kui muudate oma proovi aega või tahate teha teisel ajal, siis see tuleks ära muuta. Ja siit siis praegu kõik. Ja kõige tähtsam osa on siis rehearse ehk siis harjuta või siis proovi. Ja siin on ka samamoodi laulude järjekord ja tegelikult siit sa näed kõiki neid vaateid tegelikult koos, et order ehk siis laulude järjekord, Teams on siin ja siis siit tegelikult näeb järjekorda ja näeb ka siis tiimi, et siin on nagu mitu erinevat vaadet asja jaoks. Et siin neid sektsioone on sellepärast nii palju, et mina siis tiimijuhina saan siin nagu rohkem asju teha, kui teie saate, et see lihtsalt on siin nagu selle majanduse pärast. Aga põhiliselt teie hakkate kasutama siis osa rehearse. Ja siit näebki siis ära, saate valida laulu, klikite peale on ju, ja siis on loo nimi, siin on tempod, on ka järjekord, siis kuidas salm, refrään, salm ja nii edasi läheb. Siin on sinna dokumendid, kõik mis tiimijuht on siia lisanud. Olen siia ise pannud näiteks tuurilehe A-st, siin on näha kapoga, kus mängida saab seda sama siis helistiku sama tuurilehte ja siis on ka eest, et kui need lahti teha, siis ta avab selle ja saab siin ka harjutada. Nagu te näete, siis eest ja kapo 5. Panete kapo peale ja siis on hästi. Ja samamoodi lauljad saavad siit lihtsalt sõnad endale lahti võtta ja saavad siis seda ka vaadata. Ja see siis, seda on võimalik teha läbi arvuti. Et läbi tableti ja telefoni minu arust sõnu ja siis nii-öelda akorde ei ole võimalik vaadata, et kui te tahate harjutada, siis saate seda teha kas läbi arvuti Planning Centeri või siis telefonist või tabletist läbi Planning Center Music Stand äpi. Et siis nii on võimalik. Ja siis kui siin on veel lisatud mingisugust infot, näiteks YouTube, eesti keel, näiteks meedialink, siis saab ka panna endale taustale mängima, saate helisti kuulata ja siis siin on kuulata, kuidas see Tänu Jeesus lugu siin praegu tuleb natuke valest kohast, selle peaks ära parandama. Praegu saab siis ise üles otsida ja saab siin kaasa mängida. Aga jah, audionäited ja kõik on ka siin olemas. Aga see on siis kõik, mis puudutab siis seda plaanide ja harjutamise sektsiooni. Nii, ja lisan siia otsa kohe ka laulud osa, songs. Ja siin on lihtsalt teises vaates kogu siis laulude nimekiri, mis meil on olemas ja siit saate kõik lihtsalt siis vaadata, millal on see lisatud, millal see on viimati graafikus olnud, see on ülistusjuhtidele võib olla huvitav info, et kuidas, kui laule planeerite ja kavandate, et millal seda tehti.
ja noh, muidugi ülistusjuhid saavad seda ka pühapäevade graafikust vaadata selle eraldi. Aga siin on olemas ka helistikud, on tempod, on näha, millel on sõnad olemas, millel on tuurid olemas, noh kõigil on ja siin on näha ka audionäited, et siin on lisatud näiteks audionäide eraldi sellele. Siis võimegi näiteks lahti võtta Jeesus ja siit ongi siis kohe näeb kogu infot, pikkus 5:40, siis selles järgnevuses on ja, et intro 2 korda salmi ehk siis verse, siis see on pre-chorus, on BC, 2 korda C on chorus, instrumentaal, jälle verse on siis salm, pre-chorus, chorus, instrumentaal. Et siis, ja siis siin on näha ka tempot ja taktimõõtu. Ja siis siit vasakult äärest võite näha siis erinevaid arranžeeringuid, ehk siis ma tegin ühele laulule siin, ehk siis Jeesus lisasin püha igavesti osa juurde. Saavad sõnu muuta ja kõike seda teha. Kõik seda teha ei saa, et kõigil ei ole seda õigust antud. Ja see on lihtsalt sellepärast, et ei oleks liiga palju tulesid ja vilesid ja nupukesi igal pool, millele keskenduda, vaid et oleks nii palju, kui teenimiseks on vajalik.